on kuulda mind. Eestis kasutatakse enamikes piirkondades joogi- ja olmeveena just põhjavett, mis on ka parimaks puhta vee allikaks. Ja pinnavett kasutatakse joogi- ja olmeveena ainult Tallinnas ja Narvas, mis on siis seotud tiheda asustustiheduse tõttu ja nendel aladel ei ole siis põhjavee kasutamine võimalik, ilma et me mõjutaks selle seisundit negatiivselt. Pinnavee kättesaadavus on küll lihtsam kui põhjavee oma, kuid samas vajab see põhjaveega võrreldes suuremamahulisemat puhastusprotsessi ning on ka avatud suurematele riskidele. Näiteks näitena võin tuua siin paremal üleval on pilt aastast 2010, kui Ülemiste järve jääle pidi häda maanduma lennuk ning antud lennukil küll pumbati kütus välja ja see tõmmati kaldale ning mingit reostust järvele ei tekkinud, kuid omamoodi oht oli ikka. Ja selliste ohtude siis minimiseerimiseks tehaksegi õppuseid, näiteks siin teisel pildil on 2015. aasta maikuus Päästeameti, Tallinna lennujaama ja Tallinna Vee poolt korraldatud õppus ning selle stsenaariumi kohaselt siis tegi lennuk 76 inimesega pardal õhku tõusmisel hädamaandumise Ülemiste järve ning stsenaariumi kohaselt siis üle 60 inimese oli lennukist väljas uppumisohus ning tekkis ka reostus. Et pidevalt siis tegeletakse ka selliste võimalustega. Kuid selge on see, et kõige parem ja ohutum variant alati joogi- ja olmevee saamiseks võiks ikkagi olla põhjavesi. Ja siin all ma tegin ka väikse skeemi Eesti hüdrogeoloogilisest läbilõikest. Nagu siin vasakul pool on siis Soome laht, paremal pool Lõuna-Eesti kõrgustikud ning Eesti hüdrogeoloogiline läbilõige ongi siis selline, et see on kihiline ja lõunapoole kerge lõunapoole kallatkusega ning erinevatel kihtidel asetsevad siis erinevad põhjaveekihid ning kuna siis seetõttu on ka Eestis erinevates piirkondades erineva keemilise koostisega põhjavesi, sest et seda võetakse erinevatest kihtidest. Ning need erinevad põhjaveekihid on siis Eestis eraldatud 39 erinevaks põhjaveekogumiks ja põhjaveekogum siis lihtsustades tähendab sellist kogumit, kus neil on kinnitatud vastav põhjaveekihi veevaru. Selle tootlikkus on vähemalt 100 kuupmeetrit ööpäevast, seda tarbib vähemalt 50 inimest ja muud mõned tingimused. Ning need põhjaveekogumid siis paiknevad Eestis üksteise peal. Kõige all on siis Cambrum Vendi põhjaveekogumid, nende peal Ordoviicium Cambriumi omad. Siis Ida-Virumaal on Ordoviiciumi põhjaveekogumid, mis on otseselt seotud põlevkivibasseiniga ja siis veel Siruri Ordoviiciumi erinevad põhjaveekogumid. Lõuna-Eestis on veel Devoni põhjaveekogumid. Need kõik on siis aluspõhjas paiknevad kogumid ja lisaks on meil veel ka pinnakattes 13 kvaternaari põhjaveekogumit. Nendest suuremad on Tallinnas paiknev kvaternaari männiku Pelguranna põhjaveekogum, siis Ida-Virumaal Vasavere mattunud ürgkorus paiknev Vasavere põhjaveekogum ja Tartus Meltsiveski põhjaveekogum. Ja meie põhjavee seisundit hindavad pidevalt hindavad ja kontrollivad Eestis paljud erinevad eraettevõtted ja veehaarete valdajad, kuid kõige suuremahulisem on neist Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud riiklik põhjavee seire, mida siis teostab Eesti Geoloogiakeskus. Ja see seire jaguneb kaheks, milleks on siis koguseline seire ning keemiline. Koguseline seire siis kujutab endast süstemaatilist põhjavee tasemete mõõtmist ning 2016. aastal näiteks mõõdeti veetaset 247 kaevus ning keemiline seire siis
tähendab veeanalüüside võtmist ning 2016 võeti siis veeanalüüse 219 kaevust. Ning siin on üks väike skeem, kus on kujutatud meie põhjavee seirekaevude asukohaplaan ning siin on nad siis mõlemad, nii koguselise kui keemilise seire omad ja tihtipeale need ka nii-öelda kattuvad, et ühes kaevus teostatakse mõlemat seiret. Et kaetud on siis terve Mandri-Eesti, aga ka suuremad saared ning ka väiksemad saared, nagu näiteks Kihnu, Ruhnu või Aegna, Naissaar. Keemiline seire siis iseenesest selle raames võetakse kõikidest kaevudest üldanalüüs, mis siis hõlmab endas enamlevinud veenäitajate nagu naatrium, kaalium, kloor, raud, lämmastikuühendid ja nende analüüsi ning lisaks võetakse siis valikuliselt ka osadest kaevudest metallide analüüsi ja ka ohtlikke aineid määratakse, näiteks fenoolid, naftasaadused, benseenid ning lisaks siis ka mõõdetakse osadest kaevudest pestitsiidide sisaldust. Ja riiklik põhjaveeseire siis ei sisalda endas mikrobioloogilist analüüsi, mis on siis nii-öelda bakterite sisaldust. Kui me analüüsime siis veekeemiat, siis me lähtume 4 määrusest, 2 neist on Sotsiaalministeeriumi ja 2 keskkonnaministri määrust ning esimesed neist 3 loetletutest siis kehtestavad elementide ja ühendite konkreetsed piirväärtused. Samas need määrused ei ole nagu üks-ühele alati kõikide elementide juures üks-ühele katvusega. Näiteks kui vaadata siis ohtlike ainete määrus number 39, siis selle järgi on määratud künnisarv ja piirarv. Künnisarv on siis selline ohtliku aine sisaldus põhjavees, mille korral loetakse põhjavee kvaliteet heaks. Kuid piirarv on siis selline ohtliku aine sisaldus, millest suurema väärtuse korral põhjavesi loetakse reostunuks ja tuleks ette võtta meetmeid selle likvideerimiseks. Ja siis selle vahel on selline võib-olla natukene hall ala. Ja Sotsiaalministeeriumi number 1 ja 82 määruse järgi on näiteks kvaliteediklassid ning kui me vaatame näiteks näitena arseeni sisaldust, et kui hinnata arseeni sisaldust vees, siis kui selle väärtus jääks siis alla selle künnisarvu ohtliku aine määruse järgi alla 5, siis me võiks öelda, et see põhjavee kogum on hea. Kui ta jääks üle 100, siis me võiks öelda, et põhjakogum on reostunud. Samas Sotsiaalministeerium ütleb, et ma võin juua vett, kus on 10 mikrogrammi liitrit arseeni sees. Seega võiks ju ka väita, et kui mul on näiteks vees arseeni 7 mikrogrammi liitris, siis ma võin selle ikkagi lugeda heaks, kuigi ta jääb üle selle 5, sest et ma ju võin seda juua. Igatahes sellist loogikat me oleme hetkel kasutanud. Kui nüüd vaadata siis keemilise seire tulemusi, siis üldiselt võib väita, et Eesti keemiline seisund on pigem ikka väga hea. 2016. aastal loeti siis 36 kogumit keemilise seisundi poolest 39 heaks. 2015. aastal oli näiteks, mis ma varem rääkisin, siin Tallinnas paiknev Katernari Männiku Pelguranna põhjavee kogum oli oma ohtlike ainete sisalduse poolest tuli kahjuks lugeda halvaks, siis sel aastal saime juba lugeda heaks, mis siis võib öelda, et üks kogum oli juba muutunud paremaks. Siis teise asjana, mis ma tahaks mainida, on, et on lämmastik, mis on siis taimede tähtis toitaine, nagu te kõik teate. Ja seda siis kasutatakse taimede kasvatamise tõhustamiseks põllumajanduses ning selleks siis kasutatakse nitraatioone sisaldavaid mineraalväetisi. Kuid osa siis taimede poolt kasutamata jäänud lämmastikust kandub läbi mulla
nõrgveena siis ka pinna- ja põhjavette ning kõige tundlikumad sellisele reostusele on just karstialad ja kaitsmata põhjaveega alad ning siis nitraadi reostuse piiramiseks on moodustatud ka siia silurordoviitsiumi veekihtidesse Pandivere ja Adavere Põltsamaa nitraadi tundlik ala, kus on siis sõnniku ja mineraalväetiste kasutamine veel rohkem piiratud. Ning hea uudis on siis meie riikliku seire andmeid analüüsides, et nendel aladel jäid siiski nitraatioonide sisaldus kõikjal alla Keskkonnaministeeriumi määratud läviväärtust, mis oli siis 50 milligrammi liitris. Ja samuti heaks asjaks oli siis see, et ka pestitsiide põhimõtteliselt põhjaveest ei leidnud 2016. aastal, võib-olla mõne üksiku pestitsiidi väärtust, kuid need ei ületanud ükski nii-öelda siis piirnorme. Siis kui rääkida asjadest, mis pole nii hästi, aga ka ei saa öelda, et päris halvasti, on see, et aastad on erinevad, näiteks kui meil on sademete rikas aasta, siis see võib muuta põhjavee keemilisi näitajaid ja suurendada seal osasid. Teiseks on Eestis üks suureks probleemiks kõrgendatud rauasisaldus. Ja sellega seoses ka vahel siis mangaani sisaldus. Selline probleem võib esineda põhimõtteliselt igas Eestimaa nurgas ja suurim just eriti Lõuna-Eestis, sest seal kasutatakse suure rauasisaldusega Devoni liivakivi kihtides paiknevat vett. Rauarikas vesi on selgelt sellise metallse maitsega, pruunikas ja õhuhapnikuga kokku puutudes võib siis ka tekkida rauasetet. Ning määruste järgi on siis rauasisaldus lubatud Eestis 0,2 milligrammi liitris. Kui me vaatame siin, ma tõin näitena ühe graafiku Cambrium Vendi Voronka põhjavee kogumist. Kui ma vaatasin läbi aastate 2011–2016, siis nende väärtused jäid kõik üle 0,2. Ja 2016. aasta seire põhjal võime öelda, et kõigis 39 kaevus oli keskmine rauasisaldus kõrgem sellest 0,2. Kuid ei saa öelda, et see nüüd on otseselt probleem, sest et esiteks rauda on võimalik efektiivselt filtritega eemaldada veest ja teiseks on see kõrgendatud rauasisaldus Eestis täiesti loodusliku päritoluga ja inimesed on ka samas harjunud seda siin jooma ning selles mõttes ei ole nõnda ohtlik. Ja kolmas selline asi on, et sügaval asuvate põhjavee kogumitel on kõrge kloriidisisaldus ja näiteks siin on üks Sillamäe vaatluskaev. Kloriidisisaldused on siin pea 500 milligrammi liitris. Ministeeriumi määrusega on lubatud nii-öelda 250, on umbes see piir, mis võiks olla. Ning kloriidi on mitmetes Eesti paikades, rannaäärsetes piirkondades, näiteks Viimsis, Maardus, Neeme külas, Tallinnas, Koplis, kuid ka Saaremaa, Liiumaal, Sillamäel. Ning läbi aastate on küll kloriidisisaldus nendes kaevudes suur, kuid hea on siiski see, et ta on stabiilne ja loodusliku päritoluga. Kuid kindlasti tuleb neid aasta-aastalt jälgida, et nende sisaldused ei suureneks märkimisväärselt. Ja kui rääkida asjadest, mis on siis nagu pigem ikka halvasti, siis siin, ma ei tea, natuke väikselt küll näha, aga siin rohelisega on siis needsamad eelpool mainitud kloriidide suured sisaldused ja veel Eestis siin-seal on leitud osasid ohtlikke aineid, kuid kindlasti jääb siin pildil silma Ida-Virumaa, kus läbi aastate, mitte ainult 2016. aastal, mille tulemused siin on kuvatud, on leitud alati palju ohtlikke elemente, aineid, näiteks siis ühealuselised fenoolid, pahhid, kloroform, sulfaadid, benseen, metallidest baariumit. Ja see on kõik siis
otseselt ja kaudselt seondatav põlevkivi kaevandamise ja muude tehnogeensete põhjustega. Ja siis mõnes kohas Eestis veel, näiteks Tartus ja Tallinnas on või Vasavere, mida nagu ma mainisin eelnevalt, on need kvaternaari põhjaveekogumid, mis on madalad ja ka nendes kaevudes on siis põhjavesi reostusele tundlikum, kuna puudub nii-öelda see paksem kaitsekiht nende peal. Ja teise asjana siis räägin kogu sellisest seirest ning 2016. aastal oli siis 247 kaevu veetaseme seires ja neid mõõdeti siis sagedusega 1 kord aastas, näiteks proovivõtul Kihnus või Ruhnus ning käsitsi ja kuni 1 kord kuus, mis oli siis selline tavapärasem sagedus ning lisaks on meil ka 163 kaevus paigaldatud automaattandur, siin on nüüd väike pilt ka, mis sukeldatakse nii-öelda siis sellesse veekihti ning need automaattandurid siis töötavad sellisel põhimõttel, et nad mõõdavad anduri kohal olevat rõhku ja salvestavad selle oma mälusse ning rõhusensor ei mõõda mitte ainult seda veesamba rõhku, mis tema kohal on, vaid ka õhurõhku, mis surub vastu veepinda. Seega, kui õhurõhk muutub, siis mõõdetud veesamba rõhk varieerub, ilma et veetase otseselt peaks kaevus muutuma. Ja selleks, et neid atmosfääri õhurõhu muutuseid sealt maha lahutada, kasutatakse veel rajooniti baroandureid, mis siis registreerib õhurõhu ja siis saab selle maha lahutada. Ja siin all on toodud üks klassikaline veetaseme pikaajaline kõver, alustades siis siin 82. aastast kuni 2016 ja siin on näha selline klassikaline põhjavee taastumine 90. aastate alguses, kus pärast Nõukogude Liidu lõppu siis palju tööstuseid sulgeti, tehaseid ja lisaks ka hakati reguleerima rohkem veekasutust ja üldiselt tulid kasutusele säästvamad siis nii-öelda veekasutusnõuded. Ja kui me räägime veetasemetest, siis kunagi me ei saa üle ega ümber ka sademetest, sest et need on nii-öelda otseses seoses ning 2016. aastal oli põhjaveevaru täienemiseks soodne ning siin joonisel on näha erinevad vaatlusjaamad, sinine on näiteks jaanuar, nii palju sadas veebruaris, märtsis ning igatahes põhjavee varu täienemine oli soodne ja siis suurem 2015. aasta keskmisest põhjavaru täitumisest, kuid natuke madalam siis pikaajalisest vaatlusrea keskmisest. Ja 2016. aasta alguses puudus kevadine suurvesi, mistõttu siis veetase aasta alguses oli põhjaveekogumites langusega, kuid üldjoontes siis aasta peale läks tõusutrendile. Ja kui rääkida siis veel lokaalselt, et kui regionaalselt siis põhjavesi oli heas seisundis, sest sademed olid soodsad, siis lokaalselt veel rääkides peab mainima, et tänu sellele, et põhjaveevõtt vähenes suuremates veeaaretes, näiteks Tallinn, Pärnu, Tartu, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe, siis see põhjustas sügavate veekihtide põhjavee survepinna tõusu ja põhjavee siis seisundi paranemist. Läbi ajaloo on olnud need Ida-Virumaa põlevkiviga seotud põhjaveekogumid halvas seisundis, kuna seal pumbatakse siis nii-öelda karjääri ja kaevanduste tegevuse tõttu palju vett välja, mistõttu on siis seal suured araldusrehtrid ja samas kunagi, kui kaevandamine peaks lõppema, siis ka põhjavesi peaks ilusti taastuma, kuid seni on siis need põlevkivikogumid selles osas halvas seisundis. Ja siis kvaternaari Vasavere kogum, siin on üks graafik kõikidest
selle kogumis olevatest kaevude veetasemetest 90ndate algusest ja nagu näha, siis üldiselt on stabiilsed, siin viimastel aastatel on väikest langust näha, mis võib olla põhjustatud Vasavere veeaarde veevõtu suurenemisest või Narva põlevkivikarjääri laienemisest, kuid 2016. aastal on näha jälle väikest tõusu, nii et eks ole näha, kas see langus siis nii-öelda lõppes. Ja kui veel rääkida sellest, et mida selle seire juures teha paremini või muuta, siis probleemideks on tihti see, et ei seirata alati samu vaatluskaeve ja seireandmed ei ole alati täpsed selles osas. Näiteks ma toon näite, et kui ühel aastal võtame ohtlikke aineid valimist X ühes kogumis ja järgmine aasta võtame hoopis teised kaevud, siis kui ühel aastal võib-olla leidsime palju ohtlikke aineid ja järgmisel aastal mitte, siis ei tähenda kohe otseselt seda, et põhjaveekogumi seisund on paranenud, vaid et võib-olla hoopis lihtsalt, kuna me kasutasime erinevaid kaeve, siis need tulemused ei ole ju tegelikult mõnes mõttes võrreldavad. Aga arusaadav on see, et eelarved on piiratud ja ei ole alati võimalik ju kõikidest kaevudest kõiki asju analüüsida. Teine probleem on, et kui on sellised väikesed põhjaveekogumid, näiteks Katernari omad, kus ongi ainult üks seirekaev, näiteks kas või Kihnus, ja oletame, et ma leiaksin sealt mõne ohtliku aine üle, mis ületab piirnormi, siis ma nagu peaks ütlema, et see põhjaveekogum on halvas seisundis, kuigi võib-olla see probleem oli lokaalne ja sellele kaevule omane ja võib-olla tegelikult ülejäänud piirkonnas on seis tegelikult väga hea, aga lihtsalt siis ühe kaevu tõttu ma pean ütlema, et 100% nii-öelda proovidest olid siis üle piirmäära. Siis kogu sellise seire juures rääkisin neist automaattanduritest ja nendel on selline lugu, et nad tavaliselt kestavad võib-olla heal juhul 5 aastat, siis neil saab aku tühjaks ja nad on katki või siis nad jäävad ka tihti kinni kaevudesse. Seega nad vajavad nagu pidevat vahetamist ja lihtsam on seda teha võib-olla eelarvesse kohe sisse pannes, et me vahetame neid pidevalt, siis ei ole see väljaminek nii suur, kui et paar aastat jätta näiteks neid vahetamata, siis meil võib juba mitukümmend andurit olla katki ja veetase jääb seiramata. Ja siis on veel mingid näitajad nagu pahv, pestitsiidid, naftasaadused, et kui neid leida ikkagi näiteks mujalt kui Ida-Virumaalt, et siis tuleks ikkagi süüvida, et mis on põhjustanud nende elementide sinna vette jõudmist. Ja siis räägin veel lisaks ka mikrobioloogilisest reostusest, et üks põnev uuring 2015. aastal, mille tegi Terviseameti Keskkonnaterviseuuringute Keskus, Virumaa kaevude joogivee kvaliteedi uuring. Ja selle eesmärgiks oli siis Ida- ja Lääne-Virumaa erakasutuses olevate salvepuurkaevude kvaliteedi hindamine, analüüsiti siis mikrobioloogilisi ja keemilisi näitajaid ning sellest uuringust siis selgus, et peamiseks joogivee halva kvaliteedi põhjuseks oligi mikrobioloogiline reostus just. Et näiteks 41,5% kaevudest tuvastati enterokokke ja 21% Escherichia coli bakterit ning need bakterid on siis selles mõttes heaks joogivee hügieenilise ja fekaalse saastumise indikaatoriks, sest need ei leidu nii-öelda puhtas põhjavees. Ja need ei ole otseselt nagu eluohtlikud bakterid, aga nõrgestatud immuunsussüsteemiga inimestel võib see tekitada probleeme. Ja lõpetuseks räägin veel natuke ka puurkaevudest, et klassikaline seirepuurkaev on näha siin parempoolsel pildil. See on siis selline, mis koosneb siis nii-öelda manteltorust ja avatud filtrist ning tema sees ei ole siis nii-öelda pumpa, et ta sobib väga hästi näiteks põhjavee tasemete mõõtmiseks, sest et siis veetaseme mõõtja ei jää kinni kuskile torudesse või kaablite vahele ning ta annab ka nii-öelda selle õige tulemuse, et kuna vett ei tarbita põhimõtteliselt sellest kaevust, siis on ka tema veetase loomulik ehk staatiline. Siin keskel on üks klassikaline puurkaev, mis on pumbamajas ja vasakul siis maa-aluses surfis paiknev puurkaev, missuguseid tänapäeval vist väga palju enam ei rajata. Ja
Eesti elanikud on joogiveega võrdlemisi hästi varustatud ja üldiselt on kõikides linnades ja külakeskuses ühisveevärk olemas, 85% Eesti inimestest täpsemalt siis kasutab ühisveevärgi vett. Seda kontrollitakse pidevalt, kuid siis tarbijad, kes ei kuulu ühisveevärki, peavad nii-öelda oma vee kvaliteedi tagama ise ja joogivee kvaliteedi võibki just siis kaevuomanik ohustada ise. Esiteks kaevu ümber peab olema loodud hooldus- või sanitaarkaitseala, mis siis on vastavalt olukorrale 10–50 meetrit ja sellel alal ei tohi siis toimuda mingisugust majanduslikku tegevust, seal ei tohi paikneda reostusallikaid, nagu näiteks prügikastid, käimlad, väetise sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad ja nii edasi. Ja teine asi on siis, et kaevu maapealne osa peab olema vähemalt 30 cm kõrge ja kaetud kaanega, et see hoiab siis ära võimaluse, et näiteks üleujutuse ajal maapinnale kogunev vesi ei saaks kaevu minna. Ja lisaks siis, et kui inimesed, võib-olla mis mina soovitaksin, et kui inimesed tahavad rajada endale uut kaevu, siis ma ei soovitaks nagu kohe esimese asjana võtta kõige odavamat pakkumist, sest et tundmatu firma odava pakkumisega võib tähendada ka hinnaalandust nii-öelda siis rajatud kaevu ehituse juures ja see ei pruugi enam tagada teile ka kvaliteetset vett. Vot, ja selliste mõtetega mina lõpetaksingi oma ettekanne. Aitäh teile! Nii, aitäh! On teil tekkinud küsimusi? Jaa, nii. Olen Jaak Jaaku ja küsin sellist küsimust, et juba alates 95. aastast olen otsinud Eestis inimest, kes tegeleb põhjavee elustiku uurimise ja mikrobioloogiaga. Nimelt 95. aastal, kui ma olin Viljandi veevärgis tööl, siis uue veehaarte uurimisega seoses oli ka küsimus, et kas põhjavees siis võib leida erinevad mikroorganisme ja et kes nad on ja mis nad on. Ja siis meil oli võimalus hankida ühed sellised Ameerika testid ja otsisime abi ka tervisekaitsest ja leidsime ka sealt ühe inimese, kes meid aitas ja me siis, kuna Viljandis on seal üks sügavam puurkaev on kuni 500 meetrit, siis me suutsime tuvastada, et tegelikult elu on igas kihis ja need on siis niisugused anaeroobsed bakterid ja hiljem veel leidsime ka niisuguseid suuremaid ja paksemaid loomakesi, kes ka suutsid elada ja üldiselt hiljem siis olles tööl mitmesugustes asutustes, kus on ka vastavaid uuringuid olnud vaja teha, siis me oleme ikka neid leidnud. Ja nüüd on küsimus, et kas geoloogid ka tegelevad selle küsimusega. Siin panin tähele, et seal siis vaatluskaevudes mikrobioloogilist uuringut ei ole ja et kes siis geoloogide poolt ka uurivad neid ja võib-olla nimesid äkki, kui kedagi on. Selles mõttes, et ikka ka meie tegeleme mikrobioloogilise uuringutega, aga nii, et mis ma tõin näitena, et riiklik seire all see ei ole, aga ettevõtte seiretes ja nii ikka nii-öelda mõõdetakse neid ja kindlasti on mingeid baktereid alati ka anaeroobseid ja neid, aga võib-olla siis inimese seisukohalt on oluline, et ei oleks just siis neid, mis tulevad nii-öelda inimtegevuse tõttu, reostuse tõttu, et siis meie nii-öelda arvestame ainult nende sisaldusi. Bakterid suudavad sinna plastikupoolidesse ennast kinnitada ja nad lammutavad neid kõrgmolekulaarseid ühendeid. Ja selle tõttu plastik vananeb kiiresti ja neid torusid tuleb tihedamini ka siis, kui see reostus on bioreostus, kui selline on toimunud, tuleb ka rutem välja vaadata. Ja metalltorudega on see sama probleem, et lihtsalt metalltoru selle biokile ja biokorrosiooni tõttu kiiremini laguneb ja tuleb välja vahetada ja leida siis nii-öelda raha selleks kõigeks. Jah, sellise valdkonnaga meie
otseselt jah ei tegutse. Nii, siin oli veel üks küsimus. Made Saadvee olen mina. Tihtilugu meil tekitab küsimust, mis asi on majandustegevus, puurkaevu hooldus või sanitaarkasutus. Kas oskate kommenteerida või lahti rääkida seda? Et selles mõttes majandustegevus, mis võiks ikka otseselt ohustada selle kaevu nii-öelda head seisundit, et ei saa öelda nüüd, et sa ei või teha väikest autoteed, et pumbamajani, eks ole, sõita, kuid oluline on ikkagi, et seal ei oleks mingeid otseseid ohte ja just nagu ma enne välja lugesin, et sellised nagu tihti inimestel tõesti on, et lähed nende maakodusse, vaatad, et siin on puurkaev, meetri kaugusel on nende maja, mingit kanalisatsiooni neil ei ole ja siis kuivkäimla on võib-olla ka kohe seal samas kõrval ja et selles mõttes sellised on põhilised nii-öelda põhilised asjad ja võib-olla mingid tõesti veel, et sul ei oleks mingit õlitünnidega kuuri veel seal kõrval. Kas see vastab tõele, et Põhja-Eesti või tähendab Lõuna-Eesti põhjavesi on puhtam kui Põhja-Eesti põhjavesi? Ma ei ütleks otseselt nii. Minu üldine seisukoht on, et Eestis ongi hea põhjavesi nii lõunas kui põhjas. Et tihti inimesed küsivad mult, et sina oled hüdrogeoloog, ütle, kas ma võin juua kraanivett ja kas ma võin seda juua vett. Mina julgen igal pool juua vett selles mõttes. Et eriti kui sa jood ühisveevärgi vett, siis see on ju igal juhul reguleeritud ja mõõdetud ja testitud, et kindlasti ei ole see ohtlik, aga ei ütleks küll, et Põhja- ja Lõuna-Eestis on küll erinevad nii-öelda kivimid, aga head vett leidub igal pool, õnneks. Nii, on veel soovi kellelgi? Palun. Te rääkisite nendest kaevudest, mis on nagu riiklikult seire all, aga erakaevud, kui tihti siis üks erakaevu omanik peaks oma vee kvaliteedi kontrolli läbi viima ja kas üldse? No üldiselt inimesed ikkagi, neil ei ole otseselt, eks ole, kuna nad tarbivad nii vähe vett, siis neil ei ole nii-öelda juriidilist kohustust seda kontrollida süstemaatiliselt, aga üldiselt inimesed ise tunnevad, et kui nende vesi on halvemaks läinud ja siis nad kindlasti peavad ka midagi ette võtma, et üldiselt meie nagu instinktid ja maitsmismeel ja loogika aitab selle puhul, et siis kui näed, et midagi võib olla valesti.